Ma teen, ma arvan, et need vastused oleks võib-olla sellised noh, igavad ja trafaretsed, aga las nad olla. Et siin saabki nagu mitut pidi, et saab rääkida mingitest asjadest, mis nagu võib-olla noh, et ma teen mingisugust sellist ja sellist harjutust või, aga minu jaoks on võib-olla kõige olulisem on see, et ma ärkan ülesse rõõmsa tujuga. Et kui ma ärkan, siis tihtipeale ma isegi vahest ma olen unustanud omale äratuse peale, et ta ikkagi heliseb ja mulle tegelikult see meeldib. Ma vahest isegi ootan ära selle äratuse, et siis ma saan nagu rõõmusta see peale, et oi kui tore, et jälle tuleb mul nüüd üks tore uus päev, et ma nagu kuidagi see helin tuletab mulle meelde, et on hommik ja kõik hakkab pihta ja mulle see, mis ees ootab, alati meeldib. Et ma nagu väga, väga naudin seda, mis hommikul on. Kui mul on aega, siis ma võimlen. Mul ei ole sellist kindlat nagu, et ma alati teeks ühesuguseid harjutusi, et kas ma teen joogat või et inimesed küsivad tihtipeale, et noh, et kindlasti sa teed joogat ja seda. Ma ei oska sellele vastata, et ma teen väga erinevaid harjutusi, vahest teen hingamisharjutusi, vahest teen tõesti füüsilisi, vahest teen joogaharjutusi, vahest ei tee mitte midagi, magan natuke kauem, käin jalutamas, toon posti ära, vahest lähen hommikul vara kohe trenni, et mul ei ole nagu sellist väga kindlat, et ma nüüd tingimata seda teen, et noh, spordiga mulle meeldib tegeleda, et see on võib-olla isegi asi, millega ma natuke liiale vahest lähen, et aga igaühel on omad vahed olemas. Et minu jaoks on liikumine hästi oluline, et jah, minu loomusega mina olen ise selline erktüüp, et sobib liikumine, et ka väga paljud sellised ravimeetodid, mis on seotud liikumisega, sobivad mulle hästi. Et aga meditatsioon ei ole mulle sugugi võõras, seda ma olen 25 aastat teinud ja taibanud nii mõndagi, näiteks seda, et mediteerida saab ka väga paljusid erinevaid asju tehes, et näiteks heina niites või laulu lauldes, et on samamoodi võimalik mediteerimine. Et ka need liikumatud asjad on vahest päris toredad.